Tere, minu nimi on Taavi Sojunen ja täna ma räägin sellest, kuidas kasvatada enesekindlust. Miks enesekindlus on üks tähtsamaid omadusi, mida enesearengu teekonnal teadlikult kultiveerida ja kuidas seda ka siis praktiliselt teha. Ehk siis ma annan 5 soovitust, mida sa saad juba täna rakendama hakata selleks, et enesekindlust kasvatada. Nüüd hakkan pihta. Mis on üldse enesekindlus? Minu jaoks enesekindlus tähendab seda, et ükskõik, mis raskus mind ees ka ootaks, ükskõik kui hirmutav see oleks või ükskõik kui palju jama mu elus toimuks, siis mul on fundamentaalne uskumus iseendasse. Usk iseendasse. See uskumus, et ma saan hakkama. Ma ei tea kuidas, ma ei tea mis viisi alati, aga ma tean, et ühel või teisel viisil ma saan hakkama. Enesekindlus ei tähenda seda, et keeruline ei oleks inimesel või et hirme ei oleks. Või et inimene läheks sellise mingisuguse kaljuna kõikidest probleemidest läbi. Ei, meil kõigil on hirmud, meil kõigil on ebakindlused, meil kõigil on erinevad rasked momendid elus, aga enesekindlus lihtsalt tähendab seda, et sa usud fundamentaalselt, et sa saad asjadega hakkama. Nüüd enesekindluse vastand on ebakindlus, ehk siis uskumus, et ma ei saa hakkama, et ma ei ole piisav või et ma nagunii ei suuda ennast nii kaugele arendada, et ma selle väljakutsega hakkama saaksin. Ja põhjus, miks enesekindlus nii oluline on enesearengus, miks ta nii fundamentaalne on see, et kui sul puudub enesekindlus, kui sul puudub usk iseendasse, siis kuidas sa peaksid ära tegema väga raskeid, väga keerulisi, suuri asju oma elus? Kui sul puudub see usk iseendasse, kuidas sa peaksid oma karjääri vahetama või kuidas sa peaksid hakkama trenni tegema, et heasse vormi saada või kuidas sa peaksid mingisugusest dysfunktsionaalsest suhtest lahkuma või kuidas sa peaksid oma elu täielikult transformeerima ja minema oma unistustele järgi, kui sul puudub usk iseendasse? Kas sa hakkad seda tegema? Kui sa fundamentaalselt ei usu, et sa saad sellega kuidagi hakkama või vähemalt, et on lootus, et sa saad sellega hakkama. Sellepärast ongi enesekindlus niivõrd oluline asi, millele teadlikult mõelda, teadlikult tähelepanu suunata. Ning ma tahan ka ära mainida kohe, et see on oskus. Enesekindlus on asi, mida sa saad treenida, mida sa saad lahti mõtestada ja mida sa saad hakata oma elus teadlikul viisil kasvatama iseendas. Ja see on üks suurimaid selliseid faktoreid, mis annab su enesearengule kiiresti juurde, mis paneb sind kiiremini kasvama ja arenema ja rohkem väljakutseid vastu võtma. Enesekindlus väljendub 2 aspektis. Su käitumises ja selles, kuidas sa mõtled, kuidas sa iseendaga räägid. Nüüd käitumine on üsna must ja valge. Kas sa teed ära neid asju, mida sa kardad teha, aga tegelikult tahad teha, või sa ei tee neid asju ära? See on väga must ja valge ja see alati näitab ära tegelikult, kus sa omadega oled, sest käitumine on palju selgem indikaator kui mõtlemine. Sest enda mõtetes, enda sisekõnes me saame alati luua igasuguseid lugusi. Mõtle korra, kui palju sa oled midagi tegemata jätnud, kus sa oled oma lubadusi endale murdnud ja oled rääkinud mingi ilusa loo endale kokku. Seda ei oldki vaja teha ja ju siis pidigi nii minema ja ma ei ole valmis veel ja võib-olla järgmine nädal hakkan pihta ja see on selline sisekõne, mis otsib vabandusi kogu aeg, kuidagi üritab ära selgitada seda, miks sa ei teinud seda asja ära, mida sa tegelikult tahad teha, aga mida sa kardad. Nüüd enesekindel sisekõne võtab vastutuse. Vabanduste loomise asemel enesekindel sisekõne võtab vastutuse. Isegi kui sa ei teinud ära mingit asja, mida sa tahtsid teha, aga sa kardad teha, ütleme näiteks, sa tahtsid minna kuskile üritusele, aga sul tuli selline ärevus sisse, sa ei julgenud minna üksi sinna, seal on mingi palju võõraid inimesi, sa ei läinud sinna. Nii, käitumine väljendus ebakindluses, sa kardsid seda. Aga nüüd sisekõne, kas sa hakkad endale seda kuidagi vabandama välja, hakkad endale seda mõtet maha müüma kuidagi, et ma ei pidanudki minema sinna või see oli nagu nii mõttetu üritus või polnudki vaja. Või siis enesekindel sisekõne võtab selle vastutuse ja ütleb, et ma kartsin, ma julgenud minna, ma pean välja mõtlema, kuidas nüüd seda probleemi enda jaoks lahendada.
see on selline edasiviiv enesekindel sisekõne. Sest selles väljendub see, et sa otsid lahendust edasi oma probleemidele. Sa ei anna alla, sa ei hakka ennast süüdistama, sa ei hakka end piitsutama, et oi kurat, jälle ma ei läinud siin kohale ja ikka ei saa hakkama ja mis iganes negatiivset jama endale ajama. Sa võtad vastutuse oma sisekõnes ja otsid lahendust. Ehk siis need on need 2 põhiaspekti enesekindlusest, millele ma soovitan tähelepanu pöörata. Su käitumine, väga must ja valge. Kas teed neid asju, mida sa tahad teha, aga mida sa tegelikult kardad või sa ei tee, ning su sisekõne. Kas see on vabandusi otsiv või ennast maha tegev või see on positiivne, see on edasiviiv ja lahendusi otsiv. Enesekindluse puhul kehtib üks kuldne reegel. Selle hirmutava asja ära tegemine, mida sa tahad teha, aga mida sa kardad, kui sa teed selle ära, siis su enesekindlus kasvab 100 korda rohkem kui sellest tundide viisi mõtlemine. Mida inimesed enamasti teevad? Inimesed üritavad läbi mõtlemise kuidagi selle probleemi enda jaoks ära lahendada. Aga point on selles, et alati, kui on midagi, mida sa kardad teha, siis saabub see hetk, et sa hakkad seda tegema, sinust tekib hirm, sinust tekib ärevus, sinust tekivad tugevad emotsioonid, sul on mingi klomp siin kurgus, sa ei taha seda teha, sa kardad seda teha. Ja sa pead sellest momendist läbi minema. Ja see kasvatab sinu enesekindlust. Ükskõik, mis see sinu jaoks on, ükskõik, mis otsus see sinu jaoks on, ükskõik, mis inimesega rääkima minemine või mingisuguse projekti alustamine või ükskõik, mis see sinu jaoks on. Alati on see hetk, kui sa pead sellest hirmust ja nendest ebamugavatest emotsioonist läbi minema. Sest kui seda hetke ei oleks, kui neid emotsioone ei oleks, siis ei oleks sinu jaoks üldse probleem. Sa oleks selle juba ammu ära teinud. Sul pole enesekindlust vaja asjade jaoks, mida sa ei karda, mille vastu sa ei tunne sellist ebamugavust tunnet. Sest nendes asjades sa oled juba kindel. Ja see tegelikult toobki mind järgmise pointi juurde, mis ma tahtsin teha, on see, et enesekindlus kasvab läbi tõestuse. Ehk siis, kui sa teed selle raske asja ära enda jaoks, lähed sellest hirmust läbi, siis sa tõestad ise endale, et sa oled inimene, kes suudab neid asju ära teha. Ja nüüd, kui sa kordad seda protsessi üha uuesti ja uuesti ja uuesti, siis su enesekindlus kasvab. Ükskõik, mis elu valdkond see on. Olgu selleks näiteks võtame, et sa alustad mõnda võitluskunsti. Ütleme, et sa alustad boksimist. Alguses sa ei tea mitte midagi boksimisest. Sa tunned hirmu, sa oled ebakindel, sa ei tea, kuidas lüüa, kuidas astuda, mõtled, et mõni suur vastane tuleb, hakkab sind seal läbi klohmima võib-olla. Aga mida rohkem sa tegeled boksimisega, mida rohkem sa seal kohal käid, mida rohkem sa harjutad, sparrid inimestega, vaatad võib-olla videosi, saad paremaks, seda rohkem kasvab su enesekindlus sellel alal. Boksimine on lihtsalt trenni tegemine, lihtsalt üks võitluskunst. See ei ole üldiselt nii hirmutav, kui need päris asjad, mis me elus peame tegema. Aga see on lihtsalt üks näide, kuidas läbi endale tõestamise enesekindlus kasvab. Sa võid enda jaoks mõelda, mis on see koht sinu elus, kus sul on vaja mingist hirmust läbi minna ja kui sa sellest hirmust läbi läheksid, siis sa tõestaksid endale, et sa oled inimene, kes suudab seda teha. Või selle video pausile panna, lihtsalt võta hetk aega ja mõtle sellele natukene. Ma loodan, et sa mõtlesid sellele natukene, leidsid midagi enda jaoks, sellepärast, et ma üritan oma videodes olla väga praktiline ja edasi anda asju, mida sa päriselt enda elus ka rakendada saad. Mulle ei meeldi rääkida niisama mingisugustest suvalistest asjadest. Ma tahan, et see, mida ma räägin, inimesele ka kasulik oleks ja ta saaks oma elus rakendada. Nüüd, liigume edasi 5 asja juurde, mida sa saad enda elus hakata praktiseerima selleks, et pidevalt oma enesekindlust kasvatada. Ja kõige olulisem, esimene asi, mis on kõige olulisem, on see, et hoia kinni endale antud lubadustest. See on kõige olulisem asi, mida sa saad teha. Sest mitte miski ei röövi sult enesekindlust kiiremini kui see, kui sa pidevalt murrad neid lubadusi, mida sa endale annad. Kuidas sa peaksid saama ise ennast usaldada? Kui sa pidevalt lubad endale, et sa teed seda või sa teed toda, aga sa kunagi tee neid asju. Kui keegi lubab sulle midagi,
mitu korda ja ta ei tee seda ära, kas sa usaldad seda inimest? Kas sa oled selles inimeses kindel, et ta täidab oma lubadust? Samamoodi sa ei ole ka ise endas kindel, sa ei saa endas kindel olla, kui sa murrad enda lubadusi. Kui sa annad endale mingi lubaduse, siis võta seda tõsiselt esiteks. Ära anna endale lubadusi mööda minnes, et jah, ma hakkan nüüd seda tegema esmaspäeval ja ma nüüd hakkan seda tegema, kui ma hakkan tegema, küll ma hakkan. Ei, ära isegi räägi endaga niimoodi. Kui sa lubad endale midagi, siis võta hetk, mõtle tõsiselt läbi, et kas ma päriselt ka hakkan seda tegema. Ja kui sa jõuad otsuseni, et jah, ma hakkan seda tegema, see on väga oluline minu jaoks, ma võtan selle väga suureks prioriteediks endale, et ma teen selle ära, ma luban endale seda, siis tee see lubadus endale. Siis sa oled päriselt läbi protsessin seda, mis pingutus see nõuab, kas sa saad sellega nagu hakata pihta üldse, kas sa hakkad sellega pihta, miks see oluline on, siis anna see lubadus, ära anna mööda minnes endale mingisuguseid suvalisi lubadusi. Teine viis, kuidas enda enesekindlust treenida, on see, et sa teadlikult valid teha raskeid asju ja astud oma mugavustsoonist välja. Ja see töötab sellepärast, et kui sa teed keerulisi asju, siis sa treenid iseenda võimekust läbi minna keerulisest hetkedest. Ja üllatus, kui sa lähed keerulisest hetkedest läbi, su enesekindlus kasvab. See on nagu lihase treenimine. Ja nüüd need rasked asjad võivad olla seotud sellega, mida sa elus tahad saavutada, aga need võivad olla ka sellised täiesti suvalised improviseeritud hetke ajendil tehtud otsused. Näiteks ükskord mul oli auto remondis ja ma pidin kuidagi koju saama. Ja ma mõtlesin, ma taksot ei võta, ma Bolti ei võta. Mis ma teen? Ma lihtsalt jooksin koju. Mul olid plätud jalas, mul oli sülearvutiga seljakott seljas ja ma lihtsalt jooksin 8 kilomeetrit järjest koju. Ja pärast oli päris hea tunne, et näed, ma võin seda teha, kui ma tahan. Ja see on lihtsalt selline üks näide. Mul on igasugused väljakutseid elus olnud, mida ma olen teadlikult ette võtnud, et ma mediteerin tund aega iga päev. Praegu mul on näiteks 10-aastane väljakutse, kus ma iga sünnipäev ma võtan ühe asja, mida ma iga päev teen terve aasta kuni järgmise sünnipäevani, mis on enesearenguga seotud ja siis sünnipäeval võtan uue asja. Ehk siis nüüd ma olen 3. aasta läheb ja ma ei ole mitte kordagi vahele jätnud ühtegi päeva. Näiteks see aasta on mul iga päev ongi mediteerimist noting tehnikaga. Ja selline järjepidevus kasvatab enesekindlust. Mul on tohutult palju enesekindlust juurde tulnud, sellepärast et ma tean, et ma suudan juba 3. aastat igapäevaselt teha enda jaoks neid keerulisi asju ära. Ma ei taha iga päev tund aega istuda ja mediteerida, üsna tüütu on vahest. Aga ma teen selle ära ja see kasvatab enesekindlust, sellepärast et ma tõestan endale, et kui ma olen otsuse vastu võtnud, siis ma teen sellega ära, ma ei murra endale antud lubadust. Ja 3. asi, mida sa pead tegema, mida sa pead ära õppima enda enesekindluse kasvatamiseks, on see, et sa aksepteerid seda, et sa kukud asjades läbi. Paratamatult. Ükskõik, mida suurt sa oma elus tahad ette võtta, kui sa tahad suuri muutusi luua oma elus, uusi asju õppida, mida sa pole kunagi varem teinud, siis sa kukud nendes asjades alguses läbi. Paratamatult. Mitte ükski inimene pole alustanud ühegi keerulise raske projektiga niimoodi, et tal ei ole läbi kukkumisi. Kõigil on. Aga enamus inimesi, kui nad kukuvad milleski läbi, siis nad tõlgendavad seda isiklikult. Nad ütlevad endale kas teadlikult või alateadlikult, et ma olengi läbi kukkuja, ma kukkusin läbi. Ja see hetk, kui sa hakkad samastuma sellega, selle läbikukkumisega, on see hetk, kus sa muutud ebakindlaks. See on ebakindel mõtlemine, et ma olen läbi kukkuja, sellepärast, et ma nüüd kukkusin selles asjas läbi, see on sellega samastumine. Sa pead õppima võtma läbikukkumist kui informatsioonina. Okei, see asi ei töötanud siin. Okei, ma põrusin selles, ei tulnud välja. Mida ma nüüd sellest õpin? Kuidas ma siit edasi lähen? Kuhu edasi? Mida ma teha saan? Hammas läks just verele, lähme edasi, teeme veel, teeme midagi teismoodi nüüd. See on enesekindel mõtlemine ja see viib sind edasi. See annab sulle powerit.
aga nii kui sa hakkad samastuma selle läbikukkumisega ja mõtlema, et ma olen nüüd ma põrusin läbi selles ja nüüd ma ei tulnud välja ja nüüd ma olengi selline luuser ja mis siin ma polnudki vaja üldse proovidagi ja mõttetu. Sa ei jõua kusagile ealeski sellise mõtlemisega. Ja see on asi, mida sa saad teadlikult treenida, sellepärast et see negatiivne sisekõne tuleb alati kusagilt üles, kui sa milleski läbi kukud. Alati see negatiivne häälekene kusagil ju nurga taga ootab niimoodi põõsast, et välja hüpata ja hakata sulle sosistama kõrva, et jaa, ei, see ikka, oledki luuser. Et see on üks asi, mida sa pead ära õppima, kui sa tahad suuri muutusi enda elus luua. Ja 4. asi, mida sa saad enda enesekindluse kasvatamiseks teha, on üsna lihtne. Väga fundamentaalne asi. Kanna enda eest füüsiliselt hoolt. Ehk siis tee trenni ja toitu normaalselt. Juhul, kui sa seda juba praegu ei tee. Sellepärast, et kui sa oled vormist väljas, sa ei tee trenni, sa istud päev läbi kuskil kontoris näiteks, siis su organism ei tunne ennast hästi. Sul ei ole seda elujõudu, sul ei ole seda powerit sees, sellepärast, et keha tahab liikumist. Me oleme füüsilised olendid. Ja selleks, et me saaksime end füüsiliselt hästi tunda, siis meie keha peab saama mingisugust trenni, mingisugust liikumist. Ehk siis väga lihtne baasasi, aga annab meeletult palju juurde. Siis isiklikult mulle väga meeldib trenni teha ja ma ei kujutaks ette, kuidas ma oleksin oma elu saanud kõiki neid raskeid asju ära teha, mida ma olen pidanud tegema. Kui ma ei oleks olnud heas vormis, kui ma ei oleks ennast füüsiliselt hästi tundnud. Trenni tegemine annab endorfiine juurde, ta annab sulle toonust juurde, ta annab sulle atraktiivsust juurde, ta on nii palju sulle juurde ja ka enesekindlust annab juurde. Ehk siis see on see 4. asi, mida ma soovitan teha, kui sa juba seda ei tee. Nüüd, 5. asi, mida sa saad teha, ja see on ka väga oluline, kui sa oled selles olukorras praegu, on see, et sa pead saama lahti tõsistest sõltuvustest oma elus. Kui sa oled praegu milleski sõltuvuses, ja ma ei mõtle sellist, ma joon hommikul kohvi sõltuvust või sellist, mulle meeldib natukene liiga palju telekat vaadata sõltuvust. Need on ka halvad asjad, eks ju, võib-olla. Ma ei tea, kas kohv on halb, aga kui sul on selline päris sõltuvus, selline tõsine sõltuvus, näiteks sa jood alkoholi iga õhtu, sul on alkoholi probleem, kui sa oled kanepis sõltuvuses, kui sa istud nutitelefonis tundide ja tundide viisi, kui sul on pornograafia sõltuvus, kui sul on mängurluse sõltuvus, eks ju, sa käid kasiinos oma raha maha mängimas. Kui sul on selline tõsine sõltuvus, siis sa pead sellest mingi hetk vabanema. Selleks, et päriselt enda elus edasi liikuda. Ma tean seda väga isiklikult omast kogemusest. Ja sõltuvusest ma räägin teistest videodest, ma ei taha siin laskuda sellesse, sest see video niigi läheb väga pikaks juba. Aga omast kogemusest ma saan öelda, et nii kaua, kui sul on tõsine sõltuvus ja sa proovid teha suuri asju oma elus, siis sul on alati siin taga kuklas see teadmine, et sa oled milleski sõltuvuses. Sul on seal see häbitunne. Sul on seal see põgenemise moment alati sees. Ja sa ei saa päriselt end enesekindlalt tunda, kui sa tead, et sa pidevalt põgened enda sõltuvusse elu raskuste eest. Sest põgenemine raskuste eest on enesekindluse vastand. Ja kui sa saad sellest tõsisest või mitmest tõsisest sõltuvusest lahti enda elus, sul avaneb nii palju erinevaid viise, kuidas nagu kuhu minna oma elus. Sellepärast, et sul ei ole seda taaka taga, sul ei ole seda füüsilist taaka, kui sa tarvitad mingid aineid näiteks, ja sul ei ole seda vaimset taaka enam taga. Sul ei ole seda mingit isiksust seal taga enam, et mul on sõltuvus. Ja see on ülioluline, kui sa tahad enda enesekindlust kasvatada. Ja sellest on väga raske ka aru saada, kui sa oled praegu sõltuvuses ja sul seda kontrasti ei ole, ehk siis. Kui sul seda kontrasti ei ole, ehk siis kuidas on elada ilma sõltuvuseta. Ülioluline, räägin pikemalt kindlasti tulevastes videodes, aga need olid need 5 asja, mida ma tahtsin ära mainida. Kindlasti neid asju on väga palju veel, aga ma ei taha seda videot ka liiga pikaks venitada. Nüüd, selleks, et see video jääks lihtsalt teooriaks, mingisuguseks ägedaks asjast, mida sa vaatasid, siis ma tahan, et sa võtaksid endale ühe asja, mida sa järgmise 24 tunni jooksul ära teed.
mida sa kardad teha, mida sa oled edasi lükanud, aga mida sa saad teha ära 24 tunni jooksul ja mis kasvataks su enesekindlust. Pane see video pausile, pane see asi kirja ja siis tule tagasi. Ma loodan, et sa said selle asja kirja ja teed selle ka päriselt ära, sest nagu ma varem mainisin, asjade ärategemine annab sulle 100 korda rohkem enesekindlust juurde, kui nendest lihtsalt lõputult mõtlemine. Nüüd kui sulle see video meeldis ja sa tahaksid rohkem õppida, siis ma pakun ka personaalset coachingut. Ma teen inimestega sessioone täpselt nendel samadel teemadel, millest ma siin videos rääkisin. Ehk siis kuidas kasvatada enesekindlust, kuidas minna läbi nendest rasketest momentidest ja kuidas oma elu üleüldiselt efektiivsemalt juhtida. Kui sa tahad rohkem selle kohta teada saada, siis sa saad infot mu veebilehelt taavisojunen.ee ja võid mulle ka sotsiaalmeedias kirjutada. Ma teen inimestega näiteks 30-minutilisi tasuta kõnesi, selleks et aru saada, kas mu teenus on midagi, millest nad kasu saaksid. Ja egas midagi. Minu poolt on kõik. Aitäh, et sa vaatasid, aitäh, et sa kaasa mõtlesid ja näeme juba järgmine kord.